Nüüd on 3 maailma kõige võimsamat moslemi enamusega riiki just allkirjastanud vastastikuse kaitsepakti ning ajastus ei saaks olla veelgi tähendusrikkam. Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan tulid kokku Mekkas, mis on islami kõige püham linn, et lektirastada kokkulepe, mille kohaselt rünnak ühe vastu neist käsitletakse rünnakuna kõigi 3 vastu. Koos toovad nad lauale NATO suuruselt teise sõjaväe, tuumaarsenali ja maailmas suurimad naftavarud. Ja nad ütlevad, et see samm ei ole suunatud Iraani vastu, kuid Islamivabariik pole selles peaaegu kindlasti veendunud. Meie vanem korrespondent Ariel Ossaran räägib lähemalt. Uus kaitseallianss, mis võib muuta jõudude tasakaalu piirkonnas. Reedel allkirjastasid Türgi, Saudi Araabia ja Pakistani juhid Mekka ühise kaitseleping, mille eesmärk on tugevdada kollektiivset heidutust igasuguse agressiooni vastu. Türgil on NATO suuruselt teine sõjavägi, Pakistanil tuumarelvad ja Saudi Araabia on suur energiakaupu eksportiv riik. Koos on nende poliitiline, sõjaline ja energialane jõud selles liidus vaieldamatu. 3 riiki teatasid, et liit ei ole suunatud Iraani ega ühegi teise riigi vastu, kuid Teheran tegi Riadile terava märkuse, öeldes, et nagu USA baasid ei toonud kuningriigile turvalisust, ei too ka Ameerika käsilastest kinnihoidmine neile turvalisust. Piirkonna riigid tunnevad end ebakindlalt USA julgeolekugarantiide ettearvamatu või ebausaldusväärse iseloomu tõttu, kuid USA jääb piirkonna tegijatele, eriti Pärsia lahe riikidele, endiselt asendamatuks. Seega selles osas ma ei usu, et USA suhtuks sellesse väga negatiivselt. Arvestades, et need 3 riiki, kes kokku tulevad, on USA partnerid selles piirkonnas. Leping sisaldab ka NATO 5. artikli sarnast klauslit, mis ütleb, et igasugust sõjalist rünnakut ühe riigi vastu käsitletakse rünnakuna kõigi vastu. Ja on võimalik, et Egiptus võib tulevikus samuti liituda selle liiduga. Kuid samal ajal toob see kokku piirkonna 3 tugevaima sunniitiku riigi sõjaväed, ajal, mil sunniitide ja šiitide pinged Iraani sõja tõttu on kasvanud. Ning see allkirjastati Mekkas, islami kõige pühamas paigas. Selle hooldajana ja allkirjastamistseremoonia võõrustajana on Saudi Araabia selgelt selle kokkuleppe peamine kasusaaja. Sellel on teatud sarnasus NATO 5. artikliga. Aga me peame nägema, kuidas seda rakendatakse, kui üks neist osapooltest satub rünnaku alla. Ja tõenäoliselt saab teist juhtumiks Saudi Araabia, arvestades hiljutisi rünnakuid, mida ta on pidanud taluma, kas siis hutide või, nagu teate, Iraaniga seotud rühmituste poolt Iraagis. Seega on tõenäolisem, et seda nähakse Saudi Araabia puhul. Kuid see ei ole see Araabia NATO, nagu mõned kommentaatorid on kiirustanud seda nimetama. Hoolimata strateegilise koostöö kokkuleppest, mis sõlmiti Pakistani ja Saudi Araabia vahel 2025 aasta septembris, ei takistanud see Iraani kuude pikkust, Iraani, Houtide ja Iraagi relvarühmituste rünnakuid kuningriigi vastu. Islamabad ei osale rünnakutes Houthide vastu ning on ebatõenäoline, et ka Türgi seda teeks. Liit pandi proovile juba tundide jooksul pärast selle allkirjastamist, kuna Houthid jätkavad Saudi Araabia energiarajatiste ründamist. Ükski teine riik pole seni Riadi abistama tulnud. Mis puudutab Iisraeli, siis kuigi nad võivad alliansi tõhusust ja teostatavust pisendada, saab see blokk tõenäoliselt presidendi Trumpi tähelepanu nimel konkureerijaks, mis võib potentsiaalselt nõrgendada Iisraeli mõju Washingtonis. Meiega liituvad nüüd Lähis-Ida teadlane Dalia Ziada ja Aditya Raikol, NDTV riikliku julgeoleku ja strateegiliste küsimuste vanemtoimetaja. Ta liitub meiega Indiast. Tahan teid mõlemaid tervitada meiega liitumise eest. Teate, Dalia, ma tahan teilt küsida, see liit sõlmiti Mekkas, see on islami kõige püham linn. See toob kokku Türgi, Saudi Araabia, Pakistani koos omamoodi artikli 5-laadse vastastikuse kaitseklausliga. Kuid vaid mõned tunnid pärast allkirjastamist ründasid Houthid Saudi Araabia energiarajatisi ning ei Türgi ega Pakistan tulnud Riadile appi. Nii et ma arvan, et küsimus on selles, kas see on tõeline kaitsepakt või pigem keerukas poliitiline avaldus, mis sisuliselt laguneb kohe, kui seda tegelikult proovile pannakse. Jah, aitäh Natasha ja mul on hea meel olla siin koos sinuga ja sinu külalisega Indiast. Tegelikult see, mida me praegu näeme, ei ole tingimata Iraani vastane koalitsioon, nagu seda on reklaamitud.
ära unusta, et selle pakti 2 osapoolt. Pakistan ja Türgi on juba Iraani liitlased ning on olnud Iraaniga ühes voodis aastakümneid. Sealhulgas sõjaline koostöö ja kõik muu. Seega on seda raske niimoodi käsitleda, kuid me mõistame seda paremini, kui vaatame seda Saudi Araabia vaatenurgast. Saudi Araabia tunneb end praeguste rünnakute eest täiesti kaitsetuna. Ta on väga pettunud Ameerika Ühendriikides, kes on alati olnud tema peamine kaitsja. See ei ole enam nii. Ameerika on hõivatud teiste probleemidega. Viimane pettumus Saudi Araabias tuli ka pärast tuumalepet, mis pidi toimuma saudide ja ameeriklaste vahel, kuid oli seatud tingimuseks, et Saudi Araabia allkirjastab Abrahami kokkulepped. Nii tundis Saudi Araabia, et peab liikuma edasi ja maandama muutuva piirkondliku korraga seotud riske, luues endale heidutusjõu või heidutusvihmavarju mingil määral. See väljendub Pakistani tuumajõus ning Türgi sõjalistes võimekustes, arenenud sõjalistes võimekustes ja sõjatööstuses. Ma usun, et see ongi parim viis seda kirjeldada. Aditi, nüüd tahaksin pöörduda sinu poole. Pakistan on tuumarelvastusega riik, mis on ühtlasi ka üks Iraani naabritest. Oluline vahendaja, nagu oleme näinud nende USA ja Iraani kõneluste puhul, ning nüüd on see ka sunniitliku kaitsealliansi asutajaliige, millel on vastastikuse kaitseklausel. Kuidas India hindab Pakistani osalemist selles paktis? Esiteks peame mõistma, et selle uue alliansi 2 peamist eesmärki on esiteks heidutus ja teiseks mingi poliitilise avalduse või uue narratiivi loomine. Viimase enam kui 5 kuu jooksul on Lähis-Idas konflikt hoogustunud. Nüüd kujunevad selles maailmaosas uued alliansid, loomulikult kogu Aasias. Lääne-Aasias, kus avastatakse kuule ja rakette. Aga kui me vaatame ajalugu ja traditsiooniliselt sarnaseid pakte ja kokkuleppeid, kus on klausel, et kui ühte riiki rünnatakse, siis käsitletakse seda kui rünnakut kõigi vastu. Viimase umbes 75–80 aasta jooksul ei ole me näinud, et ükski riik oleks sellise lepingu või pakti alusel teist rünnanud. Ainus erand on võib-olla 1939 aastal, kui Ühendkuningriik kuulutas teade konflikti Saksamaaga, kui Hitleri armee üritas provotseerida ja kuulutas välja sissetungi ning rünnaku Poola vastu. Sellest ajast peale pole me midagi sellist näinud ja kui viimast aastat vaadata, siis on selge, et Saudi Araabial ja Pakistanil on olnud sarnane kokkulepe. Pakistan saatis küll oma sõdureid mõnele Saudi Araabia baasile, kuid me pole näinud, et Pakistan oleks tulistanud ainsatki raketti või kuuli ei Iraani ega hutide vastu. Seega pole nende kokkulepete praktilisus või tingimused selged, sest kui peaks olema heidutus, tuleks kogu dokument avalikustada. Kuid kogu dokument pole avalik, seda ei saa näha. See on mingisugune narratiiv, mida kujundatakse. Teisalt, viimane punkt, mida tahan rõhutada, on see, et Pakistan on tuntud kui ülemaailmne terrorismi toetaja. Nüüd mitte kusagil, vähemalt seni ei ole teada, et oleks olemas säte, mis ütleb, et Pakistani terrorismi kaitstakse Türgi ja Saudi Araabia kuulide ja rakettidega. Teisalt jälgib India seda väga tähelepanelikult ja hoolikalt. Indial on väga tugev partnerlus Saudi Araabiaga selles, nagu teate, sunniitide liidus. Ja ma arvan, et kui me räägime majandus- ja ärisuhetest, siis Saudi Araabial on Indias palju usaldusväärsemad partnerid kui Pakistanis. Ja see on teadmine, mille Saudi Araabia on omandanud. Lõpuks viimase 6 kuu jooksul oleme näinud rünnakuid Iraani ja Houtide poolt Saudi Araabia vastu. Me ei ole näinud, et Pakistan oleks võtnud mingeid meetmeid või astunud samme selles osas. Ühelt poolt püüab Pakistan olla ülemaailmne rahuvahendaja Iraani kaudu. Teiselt poolt püüab ta luua sidemeid Saudi Araabiale. See on pigem narratiiv kui midagi strateegilist või geopoliitilist. Õige. Ma tahaksin sinu poole tagasi pöörduda, Talia. Räägime natuke Türgist. Türgi on NATO liige, kellel on NATO suuruselt teine sõjavägi. Ja nüüd kuulub ta samal ajal ka eraldi Mekka kaitseallianssi. Pealt me oleme näinud, kuidas Türgi vahendab USA ja Iraani vahel, võõrustab Hamassi, ähvardab Iisraeli, müüb relvi Euroopa NATO liitlastele. Strateegiliste suhete vaatenurgast, kas Türgi püüab korraga olla liiga paljude eri osapoolte jaoks, nii et see tegelikult destabiliseerib alliansse, kuhu ta kuulub? Kahjuks, Natasha, Türgi juhtkond ei varja, kes nad on. Välja arvatud see, et rahvusvahelised osapooled
rahvusvaheline kogukond keendub tunnistamast, et see Türgi, keda nad tundsid, kui nad selle mitu aastakümmet tagasi NATO allianssi kaasasid, ei ole sama Türgi, mis meil täna on. Tänane Türgi, mida juhib president Erdogani, toetab terrorismi, toetab rühmitusi nagu Hamas selgelt ja avalikult, ilma häbitundeta. Ja tegelikult ei paku nad neile mitte ainult poliitilist kaitset või toetust, vaid mõnel juhul on nad sekkunud süütute inimeste nagu kurdide vastu Põhja-Süürias ja Iraagis. Ja nii edasi ning hävitanud nende elud. Türgi on väga aktiivne, isegi oma piiridest väljaspool, toetades terroristlikke rühmitusi kogu piirkonnas ja kaugemalgi. Nii et loomulikult tekib suur küsimus, milles täpselt Saudi Araabia nõustub Türgi ja Pakistaniga nendel peamistel teemadel. Näiteks, kas Saudi Araabia on valmis rahastama Türgi sõjalisi tegevusi kurdide vastu? Kui Türgi tahab seda õigustada enesekaitsega, siis kuidas? See destabiliseerib piirkonda veelgi rohkem ja näevad Saudi Araabiat kui vaenlast teatud Lähis-Ida ja Araabia riikide nagu Iraak ja Süüria jaoks. Ja seal elab kurdi elanikkond. Nii et nii palju küsimusi, aga ma usun taas, et Saudi Araabia seisukoht on pigem enda kaitsmine, näidates maailmale, et ei, me ei ole nii haavatavad, kui te arvate ja samuti võib-olla oli see Saudi Araabiale võimalus. Sest kui peame meeles, et see Mekka pakt on olnud tehniliste detailide üle läbirääkimistel juba umbes 2 aastat. See võib-olla sai alguse Saudi Araabia soovist võtta üle see koht, mille Iraan jättis tühjaks pärast 7. oktoobrit, kui Iisrael alustas Iraani vastu sõjalist kampaaniat. Nii et võib-olla see ongi see, mida me praegu näeme, mitte loodetavasti ei anta Saudi rahaga jõudu valedele osapooltele nagu Türgi ja Pakistan. Õige. Aditi, ma tahan nüüd sinu poole pöörduda ja natuke rääkida Iisraeli rollist selles kõiges. Ilmselgelt ja mitte ainult Iisraelist, ma arvan, et siin on oluline rääkida ka Ameerika Ühendriikidest, sest Iraan on seda liitu nimetanud Ameerika käsilaste külge klammerduvaks. Aga mõned loevad seda pakti kui märki, et Pärsia lahe riigid ehitavad oma enda julgeolekuarhitektuuri. Just seetõttu, et nad ei saa täielikult Washingtonile loota. Kas sa arvad, et jätka? Tead, kõigepealt on Lähis-Idas kujunemas uus julgeolekuarhitektuur. Tekivad uued sõbrad, uued liitlased, aga muidugi Ameerika Ühendriikidele loodetakse vähem kui varem, arvestades, kuidas asjad on läinud. Näiteks rünnakud, millega Saudi Araabia on silmitsi seisnud, või näiteks Kuveit, Tead ja mitmed teised riigid selles piirkonnas, sealhulgas Bahrein. Ja Iisraeli jaoks oleks see minu arvates murettekitav areng. Sest ühest küljest Abrahami kokkulepete osas ega normaliseerumise kohta Saudi Araabiaga pole olnud mingit paindlikkust ega soodsat tagasisidet. Muidugi on olnud mõningaid sahinaid, aga ei, midagi konkreetset pole tegelikult välja tulnud. Teiseks, minu arvates Iisraeli jaoks see on murettekitav areng, sest mitmed Iisraeli poliitikud on viimase 6 kuu jooksul rääkinud, kuidas Türgi on uus Iraan. Naftali Bennett ütles seda ja lisaks sellele on arenguid Pakistani suunal, kus viimase 3 aasta jooksul alates 7. oktoobri jõhkrast terrorirünnakust Lõuna-Iisraelis oleme näinud palju Hamasi juhtide visiite Pakistani. Selliseid reise on tehtud üle 3 dosina. Mitte ainult võib-olla Pakistani süvariigiga kohtumiseks, vaid ka ülemaailmselt tunnustatud terrorirühmitustele, nagu Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed ja Hizbul Mujahideen. Neile annab Pakistani süvariik turvalise ruumi, varjupaiga ja pelgupaiga. Seega on see Iisraeli jaoks murettekitav areng, aga ma arvan, et Iisrael püüaks ka jõulisemalt suhteid normaliseerida rohkemate piirkonna islamiriikidega. Ja lõpuks ma ütleksin ka, et on tekkimas uus grupp, millest võib-olla tulevikus kuuleme rohkem ja millest keegi ei räägi. See on India, Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid. Kahepoolsetes suhetes on need riigid viimase 6 kuu või aasta jooksul tugevnenud. Aga kui nad tulevad kokku kolmekesi, võib see olla murranguline kõigi 3 jaoks. Õige. Ma tahtsin just seda öelda, et me saime teada, et Netanyahu ja Modi pidasid tegelikult vestluse vahetult enne selle kokkuleppe allkirjastamist. Kas sa arvad, et Iisraelil, Indial ja nagu sa ütlesid, Araabia Ühendemiraatidel on juba mingi plaan koostööks? Olen sellest viimase 6 kuu jooksul põhjalikult kirjutanud, samuti viibisin Iisraelis ja kajastasin sõda umbes 6 aega just neil esimestel päevadel, kui Modi sellel aastal Iisraeli külastas. Seega eeldan, et midagi on käsil.
ma arvan, et kui rääkida innovatsioonist Iisraelis, siis kaitsevõime ja võimekus, olgu see siis logistika või kapitali osas, kui rääkida Araabia Ühendemiraatidest ning tootmisest ja sellest mastaabist, millele India suudab tõusta. Eriti kui rääkida kaitsetööstusest, näiteks Iisrael vajab raudkupleid ja patareisid, India suudab neid võib-olla toota päevadega. Ja just sellepärast on India ja Iisrael kahepoolsetes suhetes loonud ühise vastupanuvõime. See tähendab, et mõlemad riigid aitavad üksteist. Sellel on ka ajalooline ja traditsiooniline taust. Viimase 25 aasta jooksul on Iisrael tulnud Indiale appi iga kord, kui Pakistan on Indiat rünnanud. Samamoodi on India kaitsetööstusettevõtted on aidanud, nii et ma arvan, et võib-olla tehakse järgmiste kuude jooksul murranguline teadaanne.